Tšau! Rõõm teid jälle näha siin. Uus päev, uus projekt, ehk siis seekord võtame käsile ühe tutika manni ehituse. Sellest tuleb ülekannete buss, teleülekanded, netiülekanded. Päris täpselt ei tea. Aga meie poolt valmib sinna siis üks suur töölaud, kus on neljale inimesele töökohad. Hunnik monitore paneme, pluss siis kaubiku taha otsa tuleb üks suur serveri räkk, kuhu läheb omajagu tehnikat. Lisaks siis kondid, luugid, valgused, välivalgused, kütted, ette salongi mingid jupid. Vaata pihta. Mina uurin bussi sisse auke. Mille jooks? Saate kohe varsti teada. Aga märkimine. Kärniga väike täpp ette. Siis puur number 1. Nüüd, kus augud on bussi sisse tehtud ja augud on ka ära prepitud, et rooste ei läheks kindlasti, siis on aeg sinna lisada väike välivalgus. Selline on, juhtmed on juba pikendatud vastavalt tulele, siis sellel on kõige lähem, ta tuleb elektrikapile kõige lähemale. Aga nüüd nad peaksid ilusasti paika minema. On kätte saabunud mu aeg, kus ma hakkan siis põrandaid tegema. Crazy, aga see on mu esimene. Võtsin väikse abimehe. Esmalt siis võtame kõik konksukohad ära, need kinnitused pealt. Siis tuleb XPS-i alla ilmselt mõned alumiiniumlatid ja liimime kõik kokku. Vot. Mina olen siis nüüd vahepeal katusel toimetanud. Tauri minget lõikas 2 auku katusele. Ma tegin veel viimase luugi augu ja sinna on tegelikult paar alumiiniumklotsi juba vahele liimitud, et kogu see raam sirgelt oleks. Võtsin käsile konditsioneeri ja antud konditsioneeri puhul meil ei ole normaalset alusplaati, mis selle katuse siin sirgeks ajaks. Siis tuleb seda mingil moel ise teha. Ehk siis ma olen see parajulga klotse juba teinud. Kõik on praegu lahtiselt või siis kahepoolse teibiga lihtsalt kinni praegu, et testida. Aga kohendasin originaalset šablooni korra ja siis
enam kaugemalt ei saa näidata. Ta vahetab sellist vahu kummist jalgade peale justkui ja nende alla siis lähevadki igale poole alumiiniumklotsid, et kogu see asi ühel kõrgusel oleks. Pluss siis on vaja luugi või siis nii-öelda ava ümber samamoodi ühte korralikku siledat plaati sirgelt ja hermeetiliselt, et sinna peale siis hakkab selle konditsioneeri tihend toetama. Et põhimõtteliselt kõik tükid on tehtud. Nüüd võiks korraks selle kondi siia katusele tõsta, vaadata, kus ta see sobib. Vaadata, kuidas need klotsid külje pealt välja paistma hakkavad, kas kui palju, et mis seal ringi peab tegema, mida mitte, kas jääb täpselt nii või mitte. Ja siis saab juba hakata võib-olla asju paika liimima ja kõne tuleb sisse, nii et siia poole. Ettepoole ka vist. Ja mõtlen mingi ettepoole. Siin on mingid märgid. Need alud peaks olema nende klotside all. Sinu poole tahab öelda. No kui need klotsid oleks mustad, oleks ilusam. Kui need klotsid oleks täpselt sama pikad, oleks ilusam. Ma olen tegelenud ühe huvitava lahendusega, mis siia bussi tuleb. Siin on vajadus panna siis, suht tihti vaja panna väljast kaablid bussi sisse. Nii siis toitekaabel kui ka muud kaablid. Ja oli vaja teha siis siuke veits peidus luugilaadne asi. Ma olen veits siin timminud, lõiksin augu sisse, testisin kontseptsiooni ideed ja nüüd on põhimõtteliselt hakkab asi vaikselt looma. Et siin on siis numbrimärk ja siin luugi all on ava ja siit saab siis tuppa sisse. Ühesõnaga, et siin oleks lihtsalt ukseauk. Seinad on enam-vähem mõõdus ja nüüd ma lõikan siia uksevineeriga augu sisse ja siis võiks juba hakata looma siis nii-öelda lõpu idee. Kaamera pani paika küll, aga käima on. Paneme tagasi. Praegune plaan ongi see siit küljest ära saada ja siis see osa saada kõik siit ühele joonele. Et Siim siin mingi augu juba tegi ja midagi vaatas kaugel see sisemine osa on. Ehk siis siin tegelikult ruumi on, sisse lõikamise pärast väga ei pea muretsema. Ehk ilmselt ma lõikan selle osasid lihtsalt relakaga maha. Need punkkeevitused puurib äkki maha, saab kõik need pealt ära, teeb need ääred siin uuesti korra ilusaks, värvib üle ja siis ilmselt käib mingi mürasummutusega üle ja siis jätab sinna mingisugused kohad, kuhu saab siis pärast selle ilusa pealmise paneeli peale liimida. Et praegune plaan vähemalt on see liimida, aga siis nagu ikka kõik võib muutuda ka.
ja näed, on pigem on. Mina tegelen põrandaga siis. Põrand on sees. Põrandusoojustus tähendab. Ja siis hetkel mina fabrikeerin siia siukseid auke, et siis alumiiniumklotsid siia panna. Kui hiljem vineer peale tuleb, siis ta ei hakka vajuma siit äärtest kuskil. See läheb tegelikult paremini sisse. Siis ta on nagu samal tasapinnal. Ja siis kui ma siit nüüd poltidega peale panen, väänan, siis ei lähe see X-Press kuidagi viltu või värki. I ride with them up just like a good fella. God protect me, I was born a sinner. I could lose it all, but I was born a winner. Back to back with them up. I've been gassing and dugging the law. And I never wanna sit with y'all. I'd rather get it with me and my dogs. And I know that they want us to fall, but they don't even know us at all. I don't want no fake love, cause you know I can't trust at all. I'm tryna do better. I watch for the people with the vendettas. I listen to mama, she say never settle. I wanna see time through a whole new bezel, fucking with the mob life. Tagumine osa sai liimitud. Siin keskel vineeride ühenduskohas on siuke liite tala, siia saab kruit panna. Ja nüüd on esimene osa veel jäänud. Aga lähme vaatame, kuidas Rainil läheb. Suited and we booted like it's televised. Suited and we booted. Suited and we booted like it's televised. You wanna see us crash and burn. When you take a L, that's just how you learn. You're stupid. When you've been through it, you gotta stand firm. Protect your name and just keep your word. Back to back with them all. I've been gassing and dugging the law. And I never wanna sit with y'all. I'd rather get it with me and my dogs. And I know that they want us to fall, but they don't even know us at all. I don't want no fake love, cause you know I can't trust at all. Baby, I'm a trendsetter. I'm trying to take this to a whole nother level. On käes üks suur etapp, esimene sein, proovime paika. Sein sees välja regatud. Aga kas sobib? Saame teada nüüd. Davai, tegeleme selle kaabliluugiga edasi. Nüüd ma olen siin vahepeal veel veits edasi arendanud seda, et panin hinged päriselt külge ja panin ka magnetid. Et nüüd ja siia sai ka tihend vahepeal paika. See on siis siuke serva peale läheb serva kaitse, millel on tihend küljes. Ja praegu mul ajutised magnetid, aga tulevad teised magnetid. Ja siia lõikasin alla selle T-bondist plaadi, siin on kile peal, see tegelikult on must. Läheb magnetiga kinni ja võiks püsida ilusti korras. Teed lahti, kaabel läbi ja nüüd ma panen siia sisse ka seinad, et ei oleks seal lihtsalt üks auk. Ja selle jaoks olid mul juba detailid olid tehtud, kuivalt oli küljes, aga lihtsalt vineeri ei tahtnud jätta, siis liimisin seda T-bondi veel, T-bondi tüki veel selle vineeri peale. Ja siis ma panen nüüd
plõks ja katus peale. Wow. Ülevalt on norm. See äge kaabliava hakkab ka lõpuks põhimõtteliselt lõpus sirgele jõudma, et sinna ukse külge ma selle vaheraami panin ära, sillisin ära. Ja nüüd panin nii-öelda finishing touches selle numbri enda külge, siis neetisin ära selle hinge, mis on siis roostevaba hing, mustaks värvitud, siis on mul siin veel needid, roostevabast needid, neid küll mustad ei ole, peab vaatama visuaalselt, kas hakkab mustaks värvima või aktsepteerib lihtsalt fakti, et need on siuksed. Ja siis ma tõmbasin veel 2 neetmutrit siia, kus siis numbrimärk kinni läheb. Ja tegelikult tuleb siia veel siin kus need augud on, sest näen, need augud siin ääres. Siia tulevad veel magnetid ka, mis siis hoiavad seda asja nagu paigal. Et need ilmselt lähevad samamoodi siit, teen augu läbi ja saab poldiga panna selle magneti. Siuksed magnetid tulevad, millel on kummi ümbris ja eks ei hakka roostetama. Ja poldi siis keere on sees, et saab keermega panna, et siis on see numbrimärk nagu ka. Praegu ta on natuke nurkadest on natuke klõbiseb. Aga siuke asi ta siis tulema peaks. Pidin hakkama küll selle seinaga tegelema, aga Hans kaaperdas mul selle töö ära, nii et ma hakkan tegelema teise vaheseinaga. Ehk siis siia, kus see teip on, tuleb üks suur sein ette ja hakkangi seda vaatama. See läheb siis vist praeguse plaani järgi peaks minema põhimõtteliselt laeni välja ja siis ühelt poolt on lagi siiamaani, teiselt poolt lagi siiamaani, et siia jääb nagu justkui liitekoht. Ja ega siin muud ei ole. Vaatan, kui on vaja, teen mingi kuuma liimiga šablooni, kui leiab mingi enam-vähem tüki, siis võib-olla läheb kohe sellega edasi. Eks näis, aga see sein siis tulebki see teibi juurde, et taha jääb omajagu tühjust, siis see vahe siin on kogu sellele serveri räkile ja tavaarile ja siis siia riiuli alla mahub ka omajagu tavaari. Et võimalik on, et see sein mõned sentimeetrid liigub, aga see suures plaanis ei tohiks midagi muuta, ainult see koopakummerdus natuke muutub, aga niikuinii koopastele tulevad kastid ümber, ehk siis tegelikult on täiesti suva. Ühesõnaga, alustuseks proovin leida mingisuguse šablooni, äkki on juba midagi enam-vähem sarnast ja kui ei, siis teeme kuuma liimiga ilmselt mingisuguse asjanduse. No, nitševo, noh. Küss.
nagu Hans ütleb, siis no nii. Sein on ees. Ehk siis leidsin seina äärest ühe tüki, mis oli põhimõtteliselt täpselt mõõdus või siis 5 milli liiga kitsas. Et praegu siin keskel selle liite kohas on mingisugune, ma ei tea, 3-4 milline vahe, aga mõlemad kumerused on okeid ja ega tegelikult seal läheb kangas peale, kangas läheb ilmselt otsalest siia veel vahele ja seintel tuleb ka veel kangas, ehk tegelikult mingid vahed võiksidki jääda. Ehk siis nüüd ma ilmselt panen alta paari nurga kinni, vaatan ülevalt või kuskilt üritan mõõtada enam-vähem sirgeks ja paneks sealt mingi asjaga korra kinni või tekitaks seal mingid punktid, kui nad on vaja tagasi panna, siis ma saan nad lihtsa vajaga sirgelt paika. See on väga hea silikonimise tööriist, kes ei ole aru ei saanud, et see ei ole mingi suvatükk. Näe, siin on. See on number 10 peal, see on 10 raadiusega tööriist. Aga õige kadus ära. Ma loodan, et seda saab järgmine kord veel kasutada. Kusjuures saab tegelikult küll. On aeg põrandad üles kratsida jälle, sest meieni on jõudnud põrandaküte. Nimelt siia autosse läheb põrandaküte. Kahes osas, üks läheb taha, teine ette. Ja siis ta on siuke foolium mati moodi, elektriline. Selline värk on. Ja siis on 2 termostaati. Üks tuleb ette, teine taha. Ja väike termosensor, soojussensor, mis iganes asi. Aga praegult on vaja põrandad üles võtta uuesti, et siis sinna väike foolium matt alla panna ja siis tuleb juba soojustuskiht siia peale. Hiljakseid. Mõõda siis uuesti, näita rahvale ka. Mina ei ole ka nii suur fänn kuradi voolu saamisele. Aga miks ma sain maandust voolu, sest lühisin? Ei ole. Igatahes siin käib mingi rämedam testimine. 0,7 amprit, ei ole nii palju. Aha, läheb soojaks. Ma nii loko ei ole nagu Rain eile oli. Siis mina tegin väikse suicide adapteri. Suicide adapteri? Siia otsa lähevad vagad. Kõmm. Ja siis ta enam tegelikult ei ole suicide adapter. Ta on väga turvaline. Vagad lähevad ennem külge, kui sa juhtme kuhugi sappa lükkad. Meil mati juhtmed. Pruun läheb pruuniga. Sinine sinisega. Ops. Ja nüüd meil on tavaline isane pistikvats. Selle ühendan vooluvõrku. Ei tegin nalja, kõik on korras. See ei ole veel sees. Ja nüüd lükkan voolu sisse. Nagu näha, amprid on 1,7 ja tunneb, et matt läheb juba soojaks. See foolium matt, mis ma siia eile teetisin ilusasti, läheb siis selle
nende pennide peale nii-öelda. Tegelen siin katusega, kunagi ammu sai juba luuk paika liimitud ja nüüd siis tuleb siia veel parasjagu muid asju juurde, ehk siis siia taha mõlemal poole piirdustuld tulevad tagumised lisatuled. Siis siia üks läbiviik, siia teine läbiviik, siia ka tagumine tuli ja siis siia külgedele tulevad üks selline spetsiaalne kinnitusmuna, kuhu läheb mingi seade ja siinpool on üks antenni kinnitus. Mina ei tea, kust ta tuleb või kust ta on. Ma panen Boltiga. Ja ma ei pane 4, ma panen 2, et nagu, siis need 2 hoiavad. Õhtul on kõik akud lähevad laadiasse. Paar aastat tagasi ostis mingit a la Google'it, mis on mingi 2 aastaga 80% plussi läinud. Mingi vahe ma panin laiti teisma, sest seal on see, et nagu niisama saad ka mingi prossa. Peaksid endale panema infrapuna küttepaneelid vineeri alla. Oota, praegu teete nalja, eks? Meie ei tee kunagi nalja. Tule siia. See on... Oota, mida? See või? See! No võt, näe, on. Nüüd pane käsi siia. Assaa. Okei, kuule, seda isegi võiks mõelda enda masinale. Tehase praaki natuke, mis siin. Rullisime lahti ja põmm ja piraki suur raaps. Napilt jääb välja, sest me jätame eest veits puudu. Sein tuleb siit ette, nii et kõik, mis seal taga on, seda ei jää näha ikka. Kondist sai vist mingi hetk räägitud, kui siin hunnik alumiiniumklotsi veel all oli, aga vahepeal plaanid muutused, ostsime vähe kõrgemat vahtu, et kogu asi näeks vähe viisakam välja, pluss tegelikult teostus oli ka lihtsam. Ehk siis vahetasime selle originaal toetava vahu igalt poolt välja, panime kõrgema variandi, välja arvatud siis ühte kohta, mis maandub täpselt selle ribi peale ja sinna jäi siis madalam variant. Pluss siia selle ava ümber sai siis ehitatud ka igale poole sisuliselt sendikõrgune raam ümber, pluss üks suur sirgelpatte peale, et siis see konditsioneeri tihendil oleks, kuhu normaalselt toetada. Et muidu, kui siin midagi ei ole, siis ilmselt ta ei tihenda ka normaalselt. Ja nüüd loodetavasti on viimast korda peale tõstmine kondil. No nii! Eile sai lõplikult pärand paika. Päris asjalik värk, soojustus all töötas. Kõik poldid said tugevasti kinni.
eile sai siis peale põrandat hakata soojustama Insulate'iga. Tinsulate. Sulaat. Tinsulate. Panen seina, aga ei tea päris täpselt, mis asi see on. Selline see on. Aga seda ei ole ennem kasutatud vist campingvanni ajaloos kunagi ever. Midagi sarnast olen pannud, aga mitte seda konkreetselt. Okei, ja tema siis suur eelis on vist, et ta võtab müra rohkem vähemaks. Vastab see tõele, Rain? Fact check. Ilmselt oli küll ja teine ta on nagu sitaks kerge. Nii et siis saab siia sitaks rohkem asju panna bussi sisse. Räägime mingi 15 kilo versus 30. 15 kilo nagu. Okei, jah, 15 kilo see on... Mitte millegi arvelt. Mitte millegi arvelt. Aga jah, seda on päris üllatavalt mugav panna. Ma ei ole Armaflexiga muidugi nagu sihukest bussi ennem teinud, kus on niisuguseid konarlusi ja asju hästi palju. Aga jah, nüüd on siis vaja üks suur sein ära võtta ja sealt tagant hakata soojustama Insulate'iga. I've been trying to listen while you motivate me, cause all the other times, babe, you drive me crazy. You know I wanna see you in that new Mercedes. You know I wanna hear it when you say you made it. I can't even lie, babe, you're one-on-one. I can't even lie, look how far you come. You're shitting on them bitches that was making fun. You're shitting on them bitches cause you get it done. I ain't gotta tell you cause you know what's up. I ain't gotta tell you cause they know it's us. Yeah, I've been trying to tell you there's no one I trust. Babe, you know I listen when you make a fuss. Babe, you know I listen to you. Babe, you know I listen to your new G-Wag, new Maybach. I need things, I need action, I need time, I need love, I need patience, I need trust. Just tell me what you need, baby. Just tell me what you need, baby. Hakkame ukse piilareid tegema. Vaibotame need ära. Siis saab panna siit vaiba, jääb siia seina vahele. Võiks suht viisakas jääda. Just tell me what you need, baby. I've been trying to get you to communicate. Baby, you know I'm flying on this interstate. Baby, when I give it to you, can you take it? You know that's how you give me this motivation. I've been trying to do more than just maintain. You know all this pressure that this pain makes. And I've been trying to get you on the same page. You know we doing better on the same thing. You call me and you say you need it right now. Yeah, babe, I'm on the way, so just pipe down. Yeah, I don't wanna hear you fuss. Hey, I don't wanna hear you fuss. New G-Wag.